üsna tavaline on, et kitarril läheb katki esimene keel ja kui me eelnevalt rääkisime sellest, kuidas vahetada kitarril kõiki keeli, siis kõige sagedasem situatsioon on tegelikult see, et on tarvis vahetada üht keelt. Klassikalisel kitarril kipub see olema 4. keel, aga elektrikitarril ja akustilisel ilmselt esimene keel. Siin ongi üks elektrikitarr, millel esimene keel on puudu. Ja elektrikitarrid on üsna erinevad, nii et siin on niimoodi, et see kitarr, mis minu käes on, ei pruugi näha välja samasugune nagu sinu oma, aga Les Pauli tüüp on hästi tavaline, sellepärast ma võtsin just sellise. Ja samuti me nendel elektrikitarri keeltel on see punnikene siin otsas, nii et kinnitus on üsna lihtne, tuleb lihtsalt august läbi ajada ja keel ongi kinni, eks ole. Kuna ma vahetasin ainult ühte keelt, siis ilmselt kõik see regulatsioon, mis siin on, jääb samaks. Ja muide nendest asjadest, kuidas siin üht-teist reguleerida, tuleb vaadata juba sellistest väga spetsiifilistest õppematerjalidest. Selle keele otsa puhul ei ole midagi erilist, see on täpselt sama nagu akustilisel kitarril. Käib siit ots sisse ja tuleb siin see murdekoht teha kusagil samuti 4 sentimeetrit, 4-5 sentimeetrit järgmise pooli poole ja siis võib hakata kerima. Paljud mängijad suudavad ka esinemise ajal omal esimese keele ära vahetada ja ka siin mõnikord muud üle ei jää ka. Bändis on see võimalik, üksi esinedes muidugi siis tuleb paus sisse, et selle ülejäänud jupi võiks jälle maha lõigata ja nüüd on näha, et ilusti jälle üks ring läks teise alla, nii et see peaks häälestust hoidma küll. Ja selle võibki tegelikult kohe häälde keerata, selle üksik keel. Kõik teised on juba pealeks. Nii et järelikult me ei alusta nüüd häälestamist mitte esimesest, vaid loomulikult teiste keelte järgisest. Esimene keel ju sai alles peale. Ja ongi korras, saab edasi mängida.